Tervitused! Üks töönädal on nüüd selja taga ja sõidan siis linnast maale akusi laadima ja mis saaks veel parem olla, kui kalal ka nüüd käia. On esimesed kevadpäevad siis kalendri järgi ja tahaks hirmsasti juba püüda siirdekala, vimba, särge. Aga hetkel on veel ilmad veel siuksed visad tulema siin kevadel ja üsna jahedad ja kõledad, et võib-olla siin paar nädalat veel ootama, et mulle seal laulupidudel ei meeldi olla, kus seda praegu isegi võiks kala tulla, et kuskil kasaril ja kasari arudel ikka üleval pool, et siis tuleb veel oodata, et seda kalapüügi nälga nüüd kustutada. Mõtlesin, et läheks Pärnusse. Et on siin soetatud endale nüüd seda Tropsot varustust ja olen vaadanud, et päris edukalt võib sealt kala niimoodi saada. Muidugi ma ei tea, millal see produktiivne aeg võiks täpsemalt olla sellise püügiviisiga, et on ta siis sügisel, kevadel või hoopis tükis talvel jääst vabast veest, aga jah, ega ma enne teada ei saa, kui ma lähen ise kohale ja proovin. Mis seal ikka, sõidame siis kõigepealt maale, pakime varustuse ja läheme sinna Pärnu peale, vaatame, mis seal õnnestub minusugusel. Kala ei saa, ma mõtlen, ma panen ikkagi selle video üles, et nii, et on täpselt nii nagu on. No stressa, it's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Siit võtab siis Tropsot tõnge, sai siin soetatud spetsiaalne Tšiigi nii-öelda Tropsot tõng, täitsa tutikas veel ei ole kordagi kasutanud. 2,4 pikkusega 10–35 grammi testiga ja rull ka siin peal täiesti uus, mõlemad Mikado omad. Võtame siis selle. Nii, kott peaks vajalikuga olema siis siin. Vaatame, siin on võdikud, siis äkki saab kasutada Tropsot rakendusele. Põhiliselt siin jah erksama värviga ja siin veel midagi, et valmis sai pandud ka siis Tropsot rakendused. On siin mul varem juba tehtud lihtsalt 3 tükki erineva konksu suurusega, et katsetada siis mingitele väiksematele võdikutele ja suurematele. Siin äkki panin konksud suurema selle aasaga, et võib-olla Tšiigri rakendusega proovida või Tropsot tinad siin 5–20 grammi hetkel on ja ma ei tea, lähme siis katsetame. Tee ja võikud ka kaasa, et ei pea hakkama aega raiskama poe peale kuskil. Tundub, et kõik on Reiu jõe suudmes, püüavad vimba. Ja siin kaldal küll kedagi ei ole. Linna pool oli seal paate kõvasti peal. Noh, ma ei tea, proovin siit kuskilt siis, mis saama hakkab. Võtan siit siis hetkel siukse väiksema konksuga rakenduse
paneks siit sellise võdiku, tundub siuke ahvatleva harjastega ja siuke vedel, et rõhk oleks siis ahvenal ikkagi. Paneks kohe 20 grammise tina. Ei tea, pole õrna aimagi, kedagi siin ei ole, tundub, et jälle mingi vale aeg ja koht. Aga noh, vaatab. Ja kaks esimest iset 0. Okei, lähen proovib siit poolt kuskilt. Esialgne kokkuvõte, siis pea tunnike olen siin tiksunud, natuke kalda äärt mööda vahetanud, erinevaid kohti siis, proovinud erinevaid sügavusi tina liigutades, erinevaid toone ja tulemus ümmargune 0 võttu. Ja kuidagi olen suutnud jätta põhja 3 tropsot tina. Selline algus siis. Ja proovime siin tooni vahetust. Oli siin nüüd, mõtlesin päikseline ilm, panin siukse naturaalsema vahepeal, aga ma ei tea, täiesti midagi erksamat. Vaatame, mis teeb. Nii, palju õnne. Saame veel milleski lahti siin hoopis. Huvitav küll, mingi ront või enne ei takerdunud küll sinna. Aga noh. Tina jäi kuskile. 4. Ma ei tea, see tropsot tina, mul närib seda tamiili osa siin selliseks kiuliseks ja tõmbad siit taasasta siia peenesse vaesse ja nii nad mul siin ära kaovad vist. Peaks panema üldse mingi fikseeritud tina üldse mingisuguse lõksuga otsa pärast. Paate sõelub siin edasi-tagasi, vahel mõni jätab siia keset jõge ja proovib ka midagi püüda seal. Ja siis jälle sõidavad ja otsivad vist edasi. Ma siin oma paarisaja meetrise kaldariba peal edasi-tagasi. Võib-olla vaatan, et võib-olla ka kuskile veel rohkem linna poole tagasi kuskilt äkki õnnestub. Vaatame, kas saame üldse mõne võtu selle video peale ka. Järjekordne paat seal loobib minu vastas keset jõge. Vaatame, kas sealt kaugemalt tuleb neil siis. Nii täielik vaikus minul siin kaldal ja ka paatkondadel, kes siin peatuvad ja katsetavad. Aga mõtlesin, paneks siis nii-öelda selle G-Krieg rakenduse drop-shoti asemel. Tegea võtaks siit circa siuke 10 grammine või pluss midagi. Niimoodi.
nüüd juba pea veerand tundi olen katsetanud siin linna silla all nii-öelda siis. Paadid on kogunenud sinna Suudme poole, sillast Suudme poole siis. Ja siin ka täiesti null mis null nende visetega. Ja ega see lootus hakkab kustuma ka, et huvi oli ära proovida, et nii, vahepeal sodi vist. Jah, ei ole mingit kala siin. Kus sa kurat? Kolmanda koha peal püüan nüüd ja ilus päiksevaisteline ilm. Ja ühtegi kala ja paadid ka, kes siin loobivad, et ei näed keegi midagi üldse paati tiriks. Lõpetasin nüüd selle püügiürituse seal ära Pärnus. Oma esimene dropshot kogemuse. Püüks siis 8-2 4 tundi ja proovisin 4 erineva koha peal, katsetades siis nii-öelda selle dropshot tinaga erinevaid sügavusi, ka Jig-Rig rakendusega. Erinevad toonid, landid ja täiesti ümmargune null siis, null võttu. Aga jah, kevad on ees, et eks siis vaatab siin siirdekala näol, et on õnne äkki teistel jahimaadel särje vimma näol või. Et eelmine aasta sai siin ostetud ka kajak. Praegu mul siin nii-öelda talvekorteris veel. Et sellega kuskile võib-olla veel siin, noh kindlasti, et sellega veel millalgi veel käima hakkama, et sellega eelmine aasta sai kuskil 5 korda juba käidud. Päris pikad kilomeetrid läbitud ja nii mõnegi ilusa kala sai jõe pealt. Augi näol ja ahvena näol siis. Et jääb siis seda aega ootama ka veel. Eks vaatab, mis kevad veel toob, et ehk õnnestub mõni video siis teha juba, kus näeb äkki kalu ka. Seniks aga järgmise korrani.